Valdur Mikita. See, mille kohta nagu inimesed ütlevad nagu puhta teaduse kogemus, ega ma ei tea, mis asi see on, et igal ühel on mingisugune oma arusaam, mis see võiks nagu olla. Aga siin ma küll nagu vist usun päriselt ka, et see selline puhta teaduse kogemus nagu metsast tuleb kuidagi nagu ligemale. Valdur Mikita on Eesti rahva lunastaja. Kui enne teda oli meil piinlik, et me kisume kõik veidi metsa poole, siis Mikita ütleb, et kõik kõige olulisemad asjad on pärit Eestist. Näiteks mõtlemine ja seks. Ja me võime olla eneste üle uhked, ühes oma piimapukkide ja kukeseentega. Mikita on tulnud, et teha meid rikkamaks ja usub, et meil on vabadus mõelda kõiksugu asju. Et ma nagu siiralt usun seda, et kuidagi nagu Eesti inimene on sellele maagilisele sõnale nagu võib-olla natukene lähemal kui mõned teised rahvad. Ei ole meil sellist vana kirjakultuuri, ei ole meil püramiid, et õieti pole nagu mitte midagi, et me nagu ei konkureeri selle tuuma mõttes mitte kellegagi. Aga niipea kui jutt läheb nagu perifeeriasse, siis Eestis on mingisugune selline tõeliselt kummaline fenomen, mis akumuleerib seda perifeeriat. Ja ma arvan, et ükskõik millise rahva või kultuuri me nagu Eesti kultuuri perifeeria kõrvale paneme, siis nagu Eesti oma on nagu raudselt suurem. Mikita sõnastab täiusliku elamise tunde. Seda kogeb inimene, kes langeb lõpmatult aeglaselt tagurpidi sirelitesse, käes puust mõõk. Tema raamat Lingvistiline mets on iga õige eestlase kodus olemas, nagu on kõigil keldris varuks kott kartuleid ja purk mett. Mikita on ühtaegu sügav ja pöörane ja samas lihtne. Nagu eestlase kohta võiks öelda, et siin tõesti nagu toimib selline animismi jäävuse seadus. Me natukene kohendame seda, aga me ei loobu sellest nagu kunagi. Ja teisest küljest ei takista see, eks ole, loomast nagu geeniavaramat või Skype'i, et tegelikult need on üldse sellised nagu kummalised asjad, et ega me nüüd päris täpselt ei tea, et kas me neisse nagu usume, aga igal juhul sellest animismist ja maagilisest sõnast ei loobu me kunagi. Ja kuigi tema tekste lugedes tekib autorist kujutluspilt, et tegemist on mehega, kel käbid habemes, ümber niuete vaid ämbliku võrk, siis tegelikult näeb Mikita välja nagu viisakas sportlane. Aga see ongi paradoks. Ka meie, tänapäeva eestlased, näeme välja nagu päris tavalised eurooplased. Aga sisimas kanname enestes ikka 5 kilo animismi.